Selles videos korraldame Eesti autogalat. Pool aastat on kestnud finalistide välja selgitamine, toimunud on erinevad sõidupäevad ja nüüd on käes päev, kui T1 Venues kuulutatakse võitjad välja. Milline auto saab Eesti autoks? Vaata videost. Hommikust, kell on 3:39 ja siseneme tänasesse kodusse. Tere hommikust! Autot. Kui tegime need paigutame igal juhul ära. Lõpptulemus võiks näha välja selline. Aga hetkel igal juhul kindlat plaani pole. Aga teeme siin jooksvalt, hakkame sisse ajama kõik järjest. Neid on. Ja, nagu ütlesime 16, 2 on sees. Kus lava on? Lava on siin. Ja kus see koht on? See on kaar. Jah. Nii ees või? Jah. Okay. See posti nurgas nii on. Siia platsi peale. Nende kahe posti vahele siia voolad. Ilgelt tahtnud from Vohhi. Aga muus osas on tegemist Eesti auto finalistiga. Ja võib öelda, et see auto on ennast see aasta väga õigustanud. Euroopa aasta auto valikus on ta sees, Läti aasta autos on ta sees, Leedu aasta auto valikus on ta sees. Tegemist on ühe väga õnnestunud Dacia mudeliga. 1, 2, 3, 4, 5. Põhikategooria Eesti autokategooria autod on olemas. 1, 2, tuleb kolmas ka. Ja roheauto. 1, 2, 3, 4, 5. Roheauto on ka olemas. Siis kategooriat autod justkui nagu oleks olemas. T1 Venue asub siis siin T1 keskuse 3. korrusel. Liftidega saab mugavalt kohale ja autosid saab samuti parkida kohe P3 parklas ehk siis konverentsisaali mõttes suhteliselt mugav. Ja samamoodi, kui on mingid lõunapausid vaja ära käia, näiteks poes, siis Selver all juba paistab. Natukene võib-olla siin taustas ka, et jah, täna on selline see põhipäev, kus siis live ülekanne ja kogu show leiab aset, aga tegelikult meile on see autogala korraldamine siin kestnud juba mõned kuud, et kõik algab ikkagi autoaasta tagasivaatega. Eelmine aasta tuli 32 uut sõidukit ja millest siis lõpuks moodustub see top 5 põhikategoorias, eks ole. Roheautode alla kuuluvad siis kõik uued pistikhübriidid ja täiselektrilised autod, mida oli siis kokku 14 ja sealt siis jääb alles 5 ja samamoodi 5 jääb alles ka siis spordiautode kategooriasse finaliste. Ja siis finalistid kuulutasime välja Tartus motoshow'l ja esimese proovisõidupäeva tegime Laitses koos Martin Rumbiga, kus siis Martin Rump sai esimese ülevaate teha siis sportautodest. Mina olen võidusõitja Martin Rump, Eesti autogala sportauto kategoorias žürii liige ja need on selleaastased finalistid. Mazda MX-5, madal raskuskese, manuaal, tagavedu, väga vahetu, tunnetus, tõeline sõidupill, Honda Civic Type R, esijooline hot hatch, manuaalkast, väga head pidurid, raske rool, mis annab sellise hästi mõnusa feelingu, üleüldiselt sportlik sõiduelamus. Toyota GR Yaris, mina helistaksin võib-olla manukat, aga automaatkastiga ka väga tore. Hästi lõbus sõiduelamus, 4 vedu, hästi toores, sobib kõikidele pinnastele. Maserati Gran Turismo, tõepuhas Itaalia Grand Tourer, luksuslik, mugav, väga palju jõudu, mõnus heli. Porsche Taycan Turbo S, suur, mõnus, mugav auto, luksuslik, väga palju jõudu ja see kiirendus. Hyundai Ioniq 5N, elektriline sportauto ja sellel on midagi täiesti ootamatut. Sellega saab vahetada käike.
loomulikult. Normaalne või? Ebanormaalne. See võiks olla kõige laiem auto. Kia oli stress, see auto on stress. Ülejäänud on suhteliselt lihtsalt. Ja siis 31. august korraldas masinavärk Open Tracki. Mille raames siis ka sportauto žürii liikmed said proovisõidupäeva teha. Ja kui Open Track osalejad sõitsid ringraja peal, siis žürii liikmed käisid sportautodega väikseid teid sõitmas. Elektrikates on Hyundai eespool või takkal. Later, kui ma saan oma istme paika. Siis vahetult enne sõidupäeva tegime sellise rollingute filmimise pärastlõuna või tegelikult sinna oleks ikka oma 7 tundi, kus käisime siis kõik roheauto ja põhikategooria autodega tegime rollingud. Et neid oleks siis võimalik kasutada siin erinevates videotes, pluss rollingute klippidena siin õhtu jooksul näidata. 8. septembril toimus roheauto ja põhikategooria finalistide sõidupäev. Kõik žürii liikmed tulid kohale, sõitsime T1-st Täku poissi ja sealt siis tagasi. Kia EV9, hiigel suur elektriauto. Kahtlemata on tegemist väga praktilise autoga, et nagu see ruumikus, mugavus, kõik, et ei ole konkurenti praegu Kial. No Ineos Grenadier on küll see auto, et kas tõesti nii vähe on õnneks vaja? Selle auto on ehitanud tegelikult täielikult fanaatikud. See auto on redelraami peale ehitatud, siin on Carrado hästi korralikud sillad, mootor on BMW-lt, käigukast on BMW-lt. Q6 e-tron, elektriauto, hinnaks EV9 pluss Duster. Juhina ma tunnen ennast siin turvaliselt, rool on väga hea, mulle üldse Audi roolid juba kümnendite tagant meeldinud. Mina saan vaadata YouTube'i videoid siin kõrval ekraani pealt ja siin on mul olemas mingid mängud ja igavesti vinged. Dacia Duster, mis on 5 autost vaieldamatult kõige soodsam, kõik tänapäevased juhiabid, mis vajalik on olemas ja sõiduomadused täpselt nii, nagu ühelt keskmiselt linnamaasturilt oodata võib. Škoda jõudmine finalistide hulka ei ole üldse mingi üllatus, aga mul on selle üle väga hea meel, et just Superb osutus siia 5 parima sekka jõudnud masinaks, sellepärast et väga heas mõttes üks klassikaline auto. See, nagu millest autod on justkui alguse saanud, sest enamasti ongi kõik meie linnapilt ju täis linnamaastureid. Mis ülesanded sul on? Ma teen ekraane ja vahetan graafikat. Tema paneb kõik videod käima, mida siis laivis näeb, pluss mida me näeme siin saali peal. Autod on kergelt ikkagi räpased, aga õnneks sellega see ei ole probleem, sest et Stalla tuleb ja lööb need kõik autod läikima. Ei, muidu oli hea kaader. Joo, mis vahendid on? Perfect Class. Perfect Class. Yes. Mis sul on? Sama. Sama või? Sama. Ainult klaasi puhastatega või?
mis Altura see on? Niisugune hea neutraalne aine, mis ei anna mingeid jääke pinnale ja ei tekita staatilist elektrit autole, mis tõmbab tolmu ligi. No kaunis. Aga kell hakkab 12 saama, siin on siis meie väike selline backstage office, kus siis saame arvutis olla, natukene hinge tõmmata, siin on WC-d meil, kraanikausid ja kõiksugused klepsud, mis lähevad siis õhtul peale. Ehk siis meil on seal võitjad, roheautovõitjad, sportautovõitjad, projektikad ja nii edasi. Rock FMi rahvalemmik, siis on kuldne velg, see on see aasta upgrade'i saanud, läks BBS-iks. Siis on disainiauhind, see aasta täiesti värske auhind. Siis on põhikategooria, esimene koht, rohe. Siis on meil projektiauto, sportauto. Kenakesed nad on, Eesti disain ja samasugused on nad olnud siin nüüd siis 3. aasta. Alexela väike lounge'ikene tuleb, neil on siis auto ja nagu me siin eelmistest aastatest teame, siis see platvorm ehk siis koos Ioniq 5-ga võimaldavad elektrit autost välja saada, nii et see hakkab siis toitma siin Red Bulli külmikut ja kohviaparaati, et siis külastajad saavad haarata väikse kohvi. No vajuta nüüd! Ubiriik kaameru! Nii, oota, mida me vajutame? Mis asi on Risto Reto? See on midagi sinu oma? Ei ole, aga paneme siit nii. Ma tahan kohvi saada. No. See on erikohv, see on nagu konjakiga, me paneme kangusse juurde. Meie pole siia masinasse konjakit pannud. See on täiesti suur möödalaskmine, potentsiaal on raisatud. Defender, see on siis talla poolt, mida siis saab ka demoda talla nurgas. Sportauto kategooria esitleja ja meie ikkagi hea partner ja sõber Graham Hill. Nemad siis jäävad oma nurka koos simulaatoriga, vana hea ikkagi stabel ka, lähevad siis kohtunikud omavahel mõõtu võtma, pluss siis Graham Hilli oma väike pop-up stand. Järgmine kategooria, Rock FM rahvalemmik, ehk siis kõik teie ja kõik, kes läksid siis Rock FM Eesti kodulehele, said valida top 10 seast oma lemmiku, anda hääl sellele ja tore oli ka näha, et autoesindused olid pannud natukene sotsiaalmeedia raha alla ja see kandis vilja. Seal tuleb siis esimene punktide andmine, seal peavad olema siis Margus Martin ja 2 žürii liiget. Peale mida läheb kõikidele ekraanidele punktida. Selle taustal toimub siis Kuhva puldiautodega võistlus, kus siis jällegist kohtunikud omavahel mõõtu võtavad. Raja teeme ise, need on siis 2 drifti autot. Üks on Artur Altmets, noor drifti tuleviku lootus ja teine on Kirill Žukovi ja mõlemad on BMW-d, üks 46, teine 36. Ma ei tea, kuidas see püsti püsib, aga... Ütle jõu! Inimesed tulevad sisse, neid tervitab eelmise aasta Eesti auto Range Rover Sport Q6 e-tron. No kõik Eesti auto finalistid. Siis on meil projektiautode kategooria, mis ei ole kuidagi seotud Eesti uute autodega või turule tulnud uute autodega. See aasta tuli 42 kandidaati, Sõelal jäi 4 ja paar nädalat enne autogalat, siis need autod tuuakse siia T1 keskusesse, piirama neid ilusti ära. Neid saavad vaadata kõik tavainimesed, neid pildistatakse väga palju, see on väga huvitav näha, et kui siin käia, siis paljud inimesed ikkagi pildistavad neid. See on selline tänuväärne konkurss, mis toob meile ka natukene teistsugust vaatajat, ehk siis keda ei huvita uued autod, elektriautod, mis iganes, aga projektiautod, õige petrolhead ikka austab ilusasti ehitatud, ümber ehitatud, taastatud klassikalist autot. Rammumees. Rammumees, täpselt, jah. Viimane stretše on norm või? Mis sa arvad? Muidugi, kõik on tehtav. Jah. 45 mintsa. Kõik on tehtud. See on esimene stretš, mitte viimane stretš. Esimene paagitäis. See alles algab. No, mis tunne on?
Kuule, Kiiver võttis kätte ja luges kõik asjad endale ette ja jättis meelde ja mina nüüd nägin seda, vaene inimene, pean hakkama saama. Kuule, aga kas Stalla auto juures saad sina endale harja kätte või? See oli ka täiesti tankipanek. Kiivrile tehti jälle täiesti see harjutusproov. Mina ei olnud sellest üldse, mul ei olnud pistmist sellega. Ja siis Kiiver tegi ära, vaatasid, ahah, ja Martin teeb. Nii et mulle mitte ei antud, ei proovida, aga ma pean seda seal laivis tegema ka. No super, no. Pool tundi minna ja siis läheb show pihta. Ma arvan, et saatejuhid on valmis. Meie oleme ka enam valmis. Inimesed vaikselt kogunevad. Algusaeg on kell 7. Oota, kus sa alguses otsid? Ma läksin Vision Venusse. Apparently. Vale koht. Aga ei ole hullu. Kõnned peale sõbrale. See ei teada 3. korruselt sõidate autodega sisse. 3. korrusele me läheme ja me leidsime üles. Väga hästi. Lehvitage! Ma ei oska mäleta, kuidas käik sisse käis, muidu on hästi. Niimoodi peab tulema. Nagu. Ova! Filmime iga aasta põhikategooria finalistidest T1 väiksed klipid, mida me näitame siin õhtu jooksul, kus on siis autode andmed, hind, põlvkonnad, mootorivalikud. Ja see aasta siis oli Raiko host ja küsisime T1 keskuse külastajatelt siis arvamusi, mida nad autodest arvavad. No väga elegantne. Ma juba enne nägin, kui ma sisenesin poodi, et Škoda. Massive car. It makes me feel like a bit of a gangster car, to be honest. Yeah. Võib-olla Daciasse endasse on natuke eelarvamus, aga välimus lõi jalad alt ära. Ma ei tea, mul on girlfriend ei olnud või, aga kui mul on sama auto, mul ei ole vaja girlfriendi või. Ja tundub suht lihtsa ülesandena, aga väga paljud inimesed ikkagi keeldusid rääkimast ja nii üllatav, kui see pole. Rock FMi rahvalemmikuks on Škoda oli kõige lihtsam, millest inimestel oli rääkida. Nii et kokkusattumus või mitte. See, mida need vennad siin teevad, on küll täiesti metsik. 3 autot on veel jäänud, aga ülejäänud pildid on väljas. Fantastiline. See on üks suurepärane uudis. No nii, mitmes välja aetud on? Enamus on väljas. Kui 16 oli kokku ja 2 on sees, siis järelikult see on 15. Veel viimane. Mis tunne on? Oled juba suht... Stressirohke töö on, aga mul on hea meel, et tegelikult vist tuleb see kõige laiem ka täna siit välja ikkagi ajada. Võimsama sport. Jah. See tuleb veel ka välja ajada, aga ütleme nii, et... No stange veel märgi ole? Ei ole. No Kiia. Tegelikult jah, see on väike osa sellest, millega siis sellise ürituse korraldamiseks tegelema peab. Raiko Ausmees, kes ikkagi suhtleb kõikide inimestega, toetajad. Siis on žürii liikmed. Meil on 6 kategooriat, igas kategoorias on žürii liikmed.
organiseerib sõidupäevad, organiseerib autot kohale, ehk siis suhtleb auto esinduste inimestega. Et seda suhtlust on täiesti pöörasel tasandil ja kõigiga tuleb kokkuleppeid teha ja selles mõttes ikkagi suur respekt selle mehe ees. Ja üleüldiselt meil on selline väike tiim. Jürgen hoolitseb kodulehe eest ja on meil otse loomulikult siin abis. Kristjan aitab meid, Karl pildistab, Brit pildistab, Ranet on alati abis. Tiim on väike, aga ikkagi teeme seda nii hästi, kui suudame ja loodame, et ikkagi iga aastaga läheb aina paremaks. Ja ma arvan, et see aasta oli hea näide sellest, kuidas asjad saavad paremaks minna, sest et kõrvalt vaadatuna tundus, et õnnestus päris kenasti. Kell on 1.26. Eesti autogala 2024 on läbi saanud. Tuba on tühi. Aitäh kõigile. 20. november 2025 näeme jälle.